See kindlasti oli väga oluline ja niisugune väärikas ettevõtmine. See tundub nagu varastamine. Kunagi oli aeg, kus internet ei keerlenud ainult Skibidi toileti ja tung-tung Sahuri ümber, vaid inimesed tegid trende, millel oli päriselt tähendus. Üks nendest trendidest oli Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge ehk eesti keeles natukene totter jääämbri väljakutse oli viraalne sotsiaalmeedia kampaania, mille eesmärk oli tõsta teadlikkust ja koguda raha ALS haiguse jaoks. Mis asi on ALS? ALS ehk amyotroofiline lateraalskleroos on väga raske seljajuhaigus ja see amyotroofiline lateraalskleroos tähendab siis seda, et seljaju erinevad osad on kahjustatud. Selle haiguse tulemusena tekib inimestel aeglaselt või tegelikult väga kiiresti süvenev lihasnõrkus, nii et ta haarab siis kõik kerelihased, sealhulgas ka hingamislihased, ka rääkimiseks vajalikud lihased, aga valdavalt selle kõige juures inimese nagu mõistus või tema vaimne võimekus on täiesti normaalne. Ja kui palju Eestis on ALS-i haigeid? No Eestis arvatakse, et võib-olla on 50-60 amyotroofilise lateraalskleroosiga patsienti, aga probleem ongi selles, et see haigus on nii halva kuluga. Sageli ka esimestest sümptomitest kuni surmani ei kulugi rohkem kui 3 aastat. Jääkülma vee pähe kallamine pidi inimestele andma väikese aimduse, kui šokeeriv ja halvav see haigus võib olla, isegi kui ainult paariks sekundiks. Väljakutse algatajateks olid aastal 2014 3 poissi, Patrick Quinn, Chris Kennedy ja Pete Frates. Chris Kennedy oli esimene, kes selle üleskutse tegi. Tol hetkel ei olnud see seotud ühegi hea tegevusega, aga kuna Kennedy pereliikmel Anthonyl oli ALS, mõtles ta, et äkki see video rõõmustab neid. You have 24 hours to respond or you're going to donate $100 to the ALS Foundation. Here we go. Good luck, guys! Järgmisena jõudis asi Patrickuni, kes põdes ise ALS-i. Ta nägi sellest tohutult potentsiaali ja kutsus osalema ka oma sõbra Pete Fratesi. Pete oli endine pesapallur, kellel diagnoositi ALS aastal 2012. Tema ja Patrick postitasid oma videod YouTube'i ja kutsusid üles teisi sama tegema. Kui see jääämbri väljakutse tuli, siis ta pidi andma inimestele aimu, milline see haigus võib olla. Kas sa saad mulle selgitada, kuidas see jääämbri kuklasse valamine võib anda aimu, milline see haigus siis olema peaks? Ma mõtlen, et see külm vesi või ka jäätükkide endale peale valamine selles mõttes ei puutu asjasse, kuid see, et inimene teeb vabatahtlikult pingutuse, mis on tegelikult siiski selle haiguse enda kogemusega võrreldes ikkagi väike pingutus, eks ole. Aga sellestki hoolimata pöörata tähelepanu sellele, et meil on täna veel sisuliselt ravimata haigusi, mis on nii halva kuluga. See kindlasti oli väga oluline ja niisugune väärikas ettevõtmine. Täitsa lõpp. Koolilõpu pakkumised ongi kohal. Kui hea komplekt Samsung A36 nutitelefoniga kingiks Galaxy Fit 3 nutikell. Kui head fotod Google Pixel 9a nutitelefoniga. Vaata lähemalt Telia e-poest. Telia. Asi käis nii, et sind nomineeritakse, sul on 24 tundi aega oma video üles panna ja järgmist inimest nomineerida. Või kui jäävesi krae vahel polnud sinu teema, pidid sa annetama ALS uuringute jaoks. Ja siis sellel väljakutsel enam pidurit ei olnud. Bill Gates, Eminem, Donald Trump, Justin Bieber, Kim Kardashian üles laeti üles 17 miljoni video ja koguti kokku umbes $220 miljoni väärtuses annetusi. Tänu sellele toetusele alustati üle 550 teadusprojekti 18 erinevas riigis. Avastati 12 uut geeni, mis on seotud ALS-iga ja leiti 2 efektiivset ravi haiguse sümptomite leevendamiseks. Kõik see tähelepanu viis ka seaduse muudatuseni. Sotsiaalkindlustuse puudetoetuse 6-kuune ooteaeg tühistati ALS patsientide jaoks. Every video, every share and every donation contributed to the greatest outpouring of support our cause has ever seen. On behalf of people living with ALS and their families,
Thank you. ja nüüd, aastal 2025 on see trend tagasi. Aga miks nii pettunud häälega, Aria? Vaata, kui palju häid asju tehti eelmise lainega. jah, aga seekord on ta hoopis teise nime alt. Mental Health Awareness. The challenge is to raise awareness for mental health. So if you or anyone that you know is struggling, don't be afraid to speak out. It's to raise awareness for mental health. Ice Bucket Challenge today to raise awareness for mental health. To raise awareness for mental health. ALS? ALS ei mainita kuskil ja ALS kogukond on selle peale tiba pettunud ja põhjusega. Ice Bucket Challenge oli kampaania, mis sündis haigete inimeste valust ja lootusest muuta maailma. Ja nüüd, kui seda tehakse ilma igasuguse ALS-i mainimiseta, see tundub nagu varastamine. Nüüd tehakse seda hoopis depressiooni teadlikkuse tõstmiseks. Mis sa sellest arvad? Ega me ei saa panna otseselt kõrvuti ju haigusi ja öelda, et üks haigus on parem või halvem kui teine. Et kindlasti, et kui on inimesel amyotroofiline lateraalskleroos, see on üliraske haigus, aga me teame ka seda, et ka depressioon võib olla üliraske haigus. Nii et selles mõttes igal juhul vaimne tervis, see on ka võetud ju rohkem päevakorda, igal juhul seda peabki vaatama, selle peabki rohkem tähelepanu pöörama. Nüüd jah, et ise küsimus on see, et mis ei ole otseselt nagu arsti küsimus, et võib-olla see on niisugune meedia küsimus või eetika küsimus, et tõepoolest, et kui me olen niisugune suhteliselt vähe tähelepanu saanud, aga samas niisugune üliraske haigus, kes on leidnud väga sellise olulise ja vahva väljundi inimestele, et inimesed mõtleksid selle peale, et neid vahvaid mõtteid võib-olla ja uusi väljakutseid, kuidas tähelepanu pöörata, ka vaimsele tervisele võiks ju teistsuguseid olla. Nii et selles mõttes tähelepanu vajavad mõlemad haigused, aga tõepoolest, et see, et kas nüüd kasutada ära ühte küllaltki edukat, võib-olla sellist, ma ei tea, kampaaniat või meediakampaaniat, teise haigusele tähelepanu pööramiseks, et see vist jääb küll nende inimeste enda südametunnistusele. Nooremad kasutajad ei pruugi teada, mida see alguses tähendas ja nagu tänapäeval kombeks, kui üks video läheb vairaliks ja teine tuleb kohe järgi ja keegi ei räägi enam ALS-ist, siis pole ime, et algne tähendus kaduma läks. Mentaalne tervis on ka oluline, aga selle väljakutse vastuvõtmisel proovime meeles pidada, kus see päriselt oli ja mis selle tegelik põhjus oli. Mina nomineerin Teliast Mikku ja ka kõiki teid, kes seda julgevad teha. Tervist! Arja ütles, et ma pean seda tegema. Ice Bucket Challenge. Katri, sina oled järgmine. Aitäh sulle, Mikk, selle challenge eest. Ma nomineerin Pauliinet järgmisena. Järgmisena nomineerin teid, kallid vaatajad.